Kui lähedane inimene kaob, tuleb esimese asjana võtta ühendust politseiga, et nad saaksid proovida kindlaks teha kadunud isiku viimased teadaolevad liikumised. See viib sageli juhtumi lahendamiseni. Kuid mõnel kadumisel neil puuduvad igasugune seletus ning neist saavad lahendamata juhtumid, mis ajavad uurijaid aastakümneid segadusse. Number 10. Benjamin Rosland oli 19-aastane, kui ta näiliselt õhku haihtus ja tänaseni pole keegi suutnud välja selgitada, kuhu ta läks või mis temaga juhtus. Benjamin on pärit Pershing Boulevardil Clintonis, Iowas, kus ta elas koos vanematega selle piirkonna 9. kvartalis. Kui ta 2007. aastal kadunuks jäi, püüdis ta oma haridusteed jätkata ja oli alustanud õpinguid Clinton Community College'is. Need plaanid tuli aga mõneks ajaks edasi lükata, kui ta sattus sama aasta 29. novembril raskesse autoõnnetusse. Kui esimesed päästjad sündmuskohale jõudsid, olid nad auto seisukorrast šokeeritud ega suutnud Benjaminit vrakist välja saada. Seetõttu kasutasid nad päästetange, et sõiduk lahti lõigata ja teda ravida. Kui ta oli stabiliseeritud, viidi ta helikopteriga Iowa City haiglasse, kus talle osutati täiendavat abi tõsiste peavigastuste tõttu. Õnnetuse järgsel uurimisel, mille käigus sai veel üks inimene raskelt vigastada, tuli ilmsiks, et Benjaminil oli juhiluba aegunud ja ta arreteeriti. Talle esitati süüdistus peatumata jätmises ja juhiloata sõitmises ning tema kohtuistung määrati kindlaks. Kuid Benjaminil ei olnud kunagi võimalust oma juhtumit kaitsta, sest ta kadus pärast seda, kui oli maksnud $5000 advokaadi palkamiseks. Pärast seda, kui ta kuulutati kadunuks, ütles tema perekond politseile, et ta ei põgeneks kunagi lihtsalt talle esitatud süüdistuste eest ning oleks kindlasti neile teada andnud, kui tema kadumine oleks olnud tahtlik. Viimati nähti teda 8. veebruaril 2008 kell 10:25. Ta oli külastanud oma sõpra, kes elas Clintonis 10. Avenue 400. kvartalis. Seal olles otsustas ta minna üle tee asuvasse Hy-Vee poodi, et osta suupisteid, kuid ta ei tulnud kunagi tagasi. Kui poe ümbruse valvekaamerate salvestisi kontrolliti, ei olnud seal Benjaminist mingit märki, mis viitab sellele, et temaga juhtus midagi siis, kui ta üle tee kõndis. Otsingute käigus, mis korraldati, leidis politsei ühe Benjamini kinga tühja maja hoovist, mis asub lõuna 13. Avenue ja 3. tänava nurgal. Tema teine king leiti varsti pärast seda sama tänava idaküljelt. Uurijad on hoolikalt jälginud tema pangakontot ja mobiiltelefoni kasutust, kuid kumbagi pole kasutatud alates päevast, mil ta kadunuks jäi. Tema säästukontol on politsei sõnul märkimisväärne summa raha, mida pole kasutatud. Kui ta kadunuks jäi, polnud tal palju sularaha kaasas ja ta ei lahkunud piirkonnast oma sõidukiga, sest tal polnud seda. Midagi rohkemat pole leitud ning uurijad on palunud avalikkusel silma peal hoida, juhuks kui nad märkavad Benjaminit või midagi, mis on seotud tema kadumisega. Teda kirjeldatakse kui pruuni juustega ja siniste silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 11 tolli ja kaal 175 naela. Tal on mitu armi näol autoõnnetusest ning veel üks arm rindkere vasakul poolel. Kui teda viimati nähti, kandis ta pruuni polosärki, kamuflaažtuukesid, siniseid teksaseid ja pruune kingi. Kõik, kellel on teavet, mis võiks aidata Benjamini juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust Clintoni politseiosakonnaga numbril 563 243 1548, viidates juhtumi numbrile CL08 0580 või Crime Stoppersiga numbril 309 762 9500 00 number 9. On möödunud 28 aastat sellest, kui Suzanne Lyle, keda tema sõbrad ja perekond tundsid Susie nime all, viimati nähti ning tema juhtum jätkab uurijate hämmastamist Albanis, New Yorgis. Susie sündis Saratoga Springsis, New Yorgis. Tal oli 2 vanemat õde-venda ja suurem osa lapsepõlvest veetis ta Bolston Spa piirkonnas, kus ta käis ka keskkoolis. Ta oli erakordselt tark õpilane, kes lõpetas kooli kiitusega 1996 aastal. Pärast seda astus ta New Yorgi osariigi ülikooli, et alustada arvutiteaduse õpinguid. Tema ja tema poissõber Richard Condon kohtusid ja happesid käima juba keskkoolis, kui nad õppisid erinevates ülikoolides. Oma kadumise ajal elas Susie ülikooli koloniaalühiselamus ning õppemaksu tasumiseks oli ta alustanud tööd arvutitarkvara poes nimega Babbage's Toys. Hood asus Crossgatesi kaubanduskeskuses, mis paikneb West Mirrys ja Guilderlandis, Susie ülikooli linnakust lääne pool. Tema ema ütles politseile, et Susie helistas talle 1. märtsil 1998 ja ütles, et tal hakkab raha otsa saama.
Tema ema pakkus talle raha laenata, kuid Susie lisas, et ootab peagi oma järgmist palka ja saab seni hakkama. Järgmisel hommikul tegi ta vaheeksami, pärast mida nähti teda mitmes tunnis, mis lõppesid kell 16:00. Seejärel suundus ta tööle Babbage'i poodi ja lõpetas oma vahetuse kell 21:00. On teada, et ta lahkus poest 20 minutit pärast selle sulgemist ning nagu tavaliselt astus ta siis Capital District Transportation Authority bussi peale ja suundus tagasi oma ühiselamusse. Üks tema kaasüliõpilastest nägi teda Collins Circle'i peatuses bussist maha minemas umbes kell 21:45. Ja tal oleks olnud umbes 3-minutiline jalutuskäik oma ühiselamusse, kuid ta ei jõudnudki sinna ning teda pole sellest ajast saadik nähtud. Richard muutus murelikuks, kui ta ei suutnud järgmisel päeval Susi't leida ja kui talle öeldi, et ta ei tulnudki ühiselamusse tagasi, võttis ta ühendust tema vanematega. Nad võtsid ühendust ülikooli politseiga, kuid neile öeldi, et tudengid on aeg-ajalt oma tubadest eemal ja ta ilmselt tuleb varsti tagasi. Aga siis võtsid sündmused pahaendelisema pöörde. Järgmisel päeval võttis keegi tema kontolt välja $20, kasutades Albany piirkonna väikeses poes asuvat sularahaautomaati. On teada, et see tehti umbes kell 16:00, kuid poe kaamera ei katnud mingil põhjusel seda ala, kus sularahaautomaat asus. Seega pole siiani teada, kes tema debetkaarti kasutas. Kui teda küsitleti, väitis Richard, et ainult tema ja Susie teadsid tema PIN-koodi ning alles pärast seda, kui tema alibi kinnitati, ei olnud ta enam kahtlusalune. Kui Susie kadus, oli ta sõbra juures videomänge mängimas. Kuid ta keeldus seejärel valedetektori testist ja lõpetas uurijatega täielikult koostöö. Hiljem tuli välja, et Susie oli proovinud Richardist lahku minna, kuid Richard hakkas nutma, nii et Susie muutis meelt. Selle aasta juunis leiti Susie Babbage'i töötajatunnus Collins Circle'i kõrval asuvast parklast, kuid kunagi ei selgunud, kas ta kaotas selle tol ööl, sest see oli aegunud. Lisaks ei suutnud bussijuht, kes teda tol ööl nägi, kindlalt öelda, kas ta väljus Collins Circle'i peatuses. Üks tema Babbage'i töökaaslastest teatas, et Susie oli juba 6 aega kurtnud, et teda jälitatakse, kuid ta ei öelnud kunagi, kes seda teeb või miks ta nii arvas. $20,000 on välja pandud tasuks teabe eest, mis viib Susie leidmiseni. Teda kirjeldatakse kui helepruunide juuste ja siniste silmadega naist, kes on 5 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalub 170 naela. Ta on sünnimärk vasakul säärel ja arm vasakul jalal. Viimati nähti teda kandmas pikka musta mantlit, musta särki ja siniseid teksaseid. Kõik, kes saavad aidata Susie juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust New Yorgi osariigi politseiga numbril 519 783 3211 number 8. 18-aastase Scott Hilberti kadumine on registreeritud kui kahtlastel asjaoludel kadunuks jäämine, kuna uurimise käigus leiti mitu muret tekitavat vihjed. Kuid ükski neist ei viinud uurijaid tema asukoha jälile. Scott sündis 1969 aastal ja pärast keskkooli lõpetamist asus ta õppima löökpille Moorheadi osariigi ülikoolis Kentuckys, kus ta on esimese kursuse tudeng. 1988 aasta kevadvaheajal otsustas ta sõita tagasi oma pere koju Milfordisse, Ohiosse, et veeta veidi aega oma vanematega. On teada, et oli seal veel 13. märtsil, kuna ta jättis külmkapile sedeli, et on lahkunud, et minna sõbrale külla Ohio osariigi ülikooli. Sedel lõppes sõnadega: tulen hiljem tagasi, armastan teid, Scott. Tema vanematel oli igati põhjust uskuda, et nad näevad teda enne selle kuu 20 kuupäeva, kuna ta pidi sel päeval taas tundidesse minema, kuid ta ei tulnud tagasi ega võtnud nendega ühendust, et oma asukoha kohta midagi teada anda. Ülikooli linnak asub majast umbes 90 minuti kaugusel ja ta sõitis sinna pereautoga, musta värvi 1984 aasta Ford Tempoga. Kui ta ei ilmunud tundidesse, hakkasid tema vanemad muretsema ja esitasid kadunud isiku kohta avalduse. Selleks hetkeks oli ta juba 8 päeva kadunud olnud, mis jättis uurijatele palju ebaselgust. Nad ei teadnud, kellega ta oma äraoleku ajal aega veetis ja alguses ei leitud Scottist ühtegi jälge. Otsingud ei andnud mingeid vihjeid, kuid mõni nädal hiljem, 1. aprillil leiti perekonna auto Beaver Tamimägede loodusalalt, mis asub Arizonas 1700 miili kaugusel. Mõlemad numbrimärgid puudusid ja neid pole kunagi leitud. Uurijate arvates üritas keegi autot lähedal asuvalt kaljult alla lükata, kuid loobus plaanist, kui auto jäi puu külge kinni. Sõiduki lähedalt maast leiti Scotti ühiselamutoa võti, rattavõti, šampoon ja tema pereköögist pärit noatera. Tema kohver, milles olid riided ja mõned isiklikud asjad, oli kadunud ning seda pole kunagi leitud.
tema perekond pole samuti suutnud seletada, miks tal see noatera kaasas oli. Autos seest leidi California telefoniraamad ja Denveri restoranist pärit tikkude karp. Arvatakse, et need 2 eset kuulusid inimesele, kes üritas autot üle kalju serva lükata. Ja kuigi autol leiti tuvastamata sõrmejäljed, pole kunagi kindlaks tehtud, kellele need kuulusid. On teada, et auto sõitis 3800 miili sellest päevast alates, kui Scott kaduluks jäi, kuigi see leiti tema pere kodust 1700 miili kauguselt. Scottil on pruunid juuksed ja rohelised silmad. Ta on umbes 6 jalga pikk ja kaalus kadumise ajal umbes 150 naela. Kõigil, kellel on kasulikku teavet tema juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Union Townshipi politseiosakonnaga numbril 513-752-1230. Scotti juhtumi number on MP7 1926. Number 7. 1986. aastal oli 19-aastane Joyce Volkat kogenud erakordselt halba õnne, kuid otsustas olukorda parandama hakata, otsides head tööd, ning ta oligi selle protsessi käigus, kuid äkitselt kadus. Joyce, kes oli üks 5 lapsest, kaotas oma isa, kui ta oli 9-aastane ja ülejäänud pere kolis seejärel Farmingtoni, New Mexico osariiki. Ta ütles mitmel korral, et ta ei olnud seal õnnelik ja 1985 aastal otsustas ta iseseisvalt oma elu alustada. Ta kolis Resedasse, Californiasse, kus ta elas oma tädi Irene'i ja nõbu Jasoniga. Ta astus Reseda keskkooli, kus ta kavatses omandada lõputunnistuse, kuid sattus seejärel 2 korral autosõidukõnnetusse kaasreisijana, mis tema plaane edasi lükkas. Alguses tundus, et ta ei saanud tõsiseid vigastusi, kuid hiljem selgus, et tal võis olla tekkinud mõningane lülisamba ja kolju vaheline eraldumine. Ta näbis operatsiooni, kuid tal oli raske tundides keskenduda, kuna pidi kandma kohmakat kaelatuge. Seejärel hakkas ta kohtamas käima Scott Nooniga, kes elas samas kortermajas. Ta otsustas kolida tema ja tema venna juurde sama aasta märtsis ning otsustas hakata ise õnne looma, otsides endale töökoha. Ta võttis palju töötaotlusplankette ja kandideeris tööle poodidesse ja ettevõtetesse lähiümbruses. 29. aprillil lahkus Joyce, Nooni õde ja tema venna tüdruksõber korterist, et esitada mõned avaldused. On teada, et ta käis 7-Elevenis, Vons Marketis ja Winchell's Donut House'is, mis kõik asusid Sherman Way tänava. Tema kaaslased ootasid teda Winchelli söörikumajas, kuni ta esitas avalduse kõrval asuvas Savani poes, kuid ta ei tulnud kunagi tagasi. Noon sai see pärastlõunal koju jõudes teada, et Joyce on kadunud. Ta esitas kadunud isiku kohta avalduse, kuid neile öeldi ekslikult, et nad peavad ootama 24 tundi. Juhtum avati lõpuks järgmisel päeval, kuid taas tundus, et West Valley politseiosakond ei olnud huvitatud. Nad spekuleerisid, et Joyce oli lihtsalt otsustanud omal soovil piirkonnast lahkuda, kuigi neile öeldi, et see ei saanud nii olla. Politsei hakkas lõpuks läbi viima küsitlusi, kuid juhtumi üksikasju sisandavate lendlehtede jagamine jäi Noonile ja tema vennale. Hiljem tuli välja, et tunnistajad olid näinud Joyce'i bussipeatuses pingil nutmas ning teine inimene teatas, et oli näinud teda töötamas kelmerina ühes Encino restoranis. Sellest ajast alates pole uusi juhtlõngu leitud ning Joyce'i perekond on tema kirjanduse avalikkusele kättesaadavaks teinud. Tal on pikad kastanpruunid juuksed, pruunid silmad. Ta on 5 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalus tol ajal 48 kilogrammi. Kui teda viimati nähti, kandis ta sinise valge, tribulise, puuvillase pullover-särgi, siniseid teksaseid, valget vööd ja valgeid kingi. Tal oli käe peal ka LCD Timexi kell ning kaelas kollasest metallist kaelakee ükssarviku ripatsiga. Kõigil, kes teavad, kus võib Joyce'i leida, palutakse võtta ühendust Los Angelese politseiosakonnaga numbril 213 485 2806. Tema juhtumi number on MP3 1063. Number 6. Uurijad on endiselt hämmingus selle üle, mis juhtus 41-aastase Charles Hope'iga, kes on olnud kadunud Brooksville'ist, Floridast, alates 1. aprillist 1982. On teada, et ta külastas tol õhtul mereandide restorani, kuid tema edasised liikumised on endiselt mõistatus. Charles, keda tunti ka kui Charlie'd, sündis Brooksville'is 1940 aastal. Tema perekond oli seal elanud juba pikka aega ning seetõttu oli ta ümbruskonnas väga tuntud. Ta on üks 6 ühest vennast ning juba noorest east alates ilmutas ta huvi jahinduse ja kalapüügi vastu. Koolis sai temast paljutõotav sportlane ning väidetavalt oli ta silmapaistev õpilane. Kui ta oli vaid 17-aastane, abiellus ta naisega nimega Alice ning end sündis 4 last.
Et hoolitseda oma kasvava pere eest, hakkas ta töötama ehituses, kuid peagi mõistis ta, et see pole tema jaoks ning otsustas proovida hoopis kinnisvaraäri. Ta oli selles väga edukas ja sai peagi piirkonnas silmapaistvaks ärimeheks. Ta valiti Hernando Oru sadamaameti esimeheks ja kõigi hinnangul sai ta sellel ametikohal suurepäraselt hakkama. Charlie abielu lõppes lõpuks, nagu ka tema teine abielu, ja räägitakse, et selle põhjuseks oli tema kalduvus naistemeheks olla. Ta oli tuntud oma otsekohesuse, hea huumorimeele ja lahkuse poolest ümbritsevate inimeste suhtes. Tema ja tema esimene naine, Alice, jäid sõpradeks hoolimata abielu ebaõnnestumisest ning räägiti, et nad olid väga lähedased. Kuid 1982. aasta märtsis hakkasid mitmed tema sõbrad märkama tema käitumises kummalist muutust. Ühel korral, kui ta viibis Georgias oma poja Scotti sõjaväelaagri lõpetamisel, tegi ta mõningaid ebaharilikke avaldusi. Ta ütles Scottile, et kui temaga peaks midagi juhtuma, hoolitseb ta selle eest, et Scottiga oleks kõik korras. Selleks ajaks oli tal pojapoeg, keda ta külastas Alice'i majas 30. märtsil. Alice ütles hiljem, et ta tundus vastumeelselt lahkuvat ja oli sellel külastusel erakordselt vaikne, teadmata talle selle põhjuseid. Ta lisas, et muutus murelikuks, kuid ei suutnud välja mõelda, mis teda vaevas. Ühel hetkel pidi ta telefoni kõnele vastama ja kui temalt selle kohta küsiti, ei soovinud ta seda kommenteerida. Järgmisel õhtul sõi ta õhtust Redfishi mereanni ja steiki majas ning teda saatsid mõned sõbrad ja tema onu. Õhtusöögi ajal mainis ta, et läheb kohe pärast sööki oma tüdruksõbra juurde ning kogu õhtu jooksul tundus ta kuidagi eemal oleb. Mingil hetkel pidi ta lihtsalt püsti tõusma ja restoranist välja kõndima, kuid keegi ei näinud teda lahkumas. See oli viimane kord, kui Charlie nähtud oli. Arvatakse, et ta lahkus umbes kell 1 öösel, kuid täpset aega pole kunagi lõplikult kinnitatud. Ta jättis oma joogi lauale poolikuks, mida ta sõprade sõnul tavaliselt kunagi ei teeks. Tema veok leiti tema töökoha eest hüljatuna, kuid ta ise ei jõudnud kunagi oma vahetusse. Tema kontor oli lukus ja sees leidsid uurijad tema kalastusvarustuse ja tulirelvad. Korraldati ulatuslikud otsingud, kuid hoolimata sellest, et metsad ja sood läbi kammiti, ei leitud Charlielt ühtegi jälge. Pärast seda, kui leiti teise kinnisvaramaakleri säilmed, kahtlustati, et piirkonnas võib tegutseda sarimõrvar, kuid see teooria lükati lõpuks ümber. Pärast seda on välja pakutud mitmeid teooriaid, sealhulgas, et ta lahkus uue elu alustamiseks või et ta liitus tunnistajakaitseprogrammiga, kuid ükski neist pole kunagi tõestust leidnud. On teada, et teda nähti viimati kandmas sinist Hawaii särki ning teda kirjeldati kui hallide juustega, siniste silmadega, 5 jala ja 7 tolli pikkust ning 185 naela kaaluvat meest. Riigil, kellel on lisainfo Charlie juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Hernando maakonna šerifi bürooga numbril 352 754 6830. Tema nimi ja juhtumi number on MP51573. Number Vivets. Kui rääkida kuritegudest nagu inimröövid, kaaperdamised ja seletamatud kadumised, siis Lõuna-Aafrika on üks maailma ohtlikumaid riike. See oli tõsi juba 2018. aastal, kui Norra tudeng nimega Marie Ustvold otsustas sinna riiki reisida ja ta ei jõudnudki enam koju tagasi. Pärast saabumist Sedgefieldi Lääne-Kapimaal oli ta osa reisigrupist, mis liikus piirkonnas 18. aprillil sel aastal ning grupil oli plaanis ööbida Afro Vibe Backpackersis Miole ranna lähedal. Hiljem rääkis grupp politseile, et Marie otsustas jalutama minna pärast seda, kui üks paar reisigrupist oli juba teele asunud, kuid paar otsustas kiiresti tagasi pöörduda, kuna tõusis valituul. Nad märkasid Mariet, kui ta istus rannal, kuid otsustasid teda mitte segada. Enne rannalt lahkumist tegid nad ookeanist foto ja see oli viimane kord, kui Marit nähti. Õhtusöök serveeriti kell 19, kuid Marie ei ilmunud kohale, mis tekitas grupis muret. Nad proovisid talle mobiilile helistada, kuid ei saanud vastust. Tegel 19.11. Giid teavitas Riikliku merepääste instituuti, et Marie on kadunud. Umbes 20 minutit hiljem alustati otsinguid otsingukorde, politsei ja Sedgefieldi kogukonna politsei abiga, kuid Marie jälgi ei leitud. Läbi otsiti ka rand, jõesuu, luited ja ümbritsevad alad, kuid tulemusteta. Ilm oli muutunud väga halvaks ja meri oli väga tormine, mistõttu arvati, et ta võis otsida varju kusagil lähedal. Kuid hiljem, samal ööl, leiti rannast paar valgeid kingi, valge müts ja iPhone. Kingad ja telefon kuulusid kindlalt Maarjale, kuid müts oli mõistatus. Päevi otsiti Maarjat õhust, merelt ja maalt, kuid ta ei kadulups. Mõned inimesed väitsid, et viimati nähti Maarjat valge pluusi ja siniste teksadega,
teised aga teatasid, et tal oli seljas tume lilleline bluus ja mustad püksid. Kuna midagi rohkemat ei leitud, lõpetati otsingud lõpuks ja Mariat ei leitudki kunagi. Kui sa nägid Mariat tol ööl või sul on mingit teavet, mis võiks aidata tema leidmisele kaasa, palutakse sul võtta ühendust Nisna politseiosakonnaga numbril 044 203 66004. Becky Gary, kelle täisnimi oli Rebecca, kolis 1988 aastal koos oma tütrega Louisiana osariiki Baton Rouge'i. Sel aastal veetis tema tütar jõulud Rebecca vanemate juures Shreveportis, kuid Rebecca otsustas ise koju jääda. Hiljem sellest rääkides leidis tema tütar, et see oli väga kummaline, kuna külastust polnud ette planeeritud ja see oli viimasel hetkel tehtud otsus. Tema 12-aastane tütar palus teda kaasa tulla, kuid Rebecca jäi kindlaks ega tahtnud sellest kuuldagi. Seejärel ostis tema tütrele ühe otsa pileti bussile, kes selleks hetkeks oli olukorra pärast väga pettunud ja vihane. Nad sattusid tulisesse vaidlusse, mis lõppes alles siis, kui tema tütar oli bussis. Sema tütar usub nüüd, et Becky üritas teda piirkonnast ära saada, kuid keegi ei tea miks. Kui jõulud möödusid ilma ühegi sõnumita Beckilt, hakkas ülejäänud perekond muretsema, et midagi halba on juhtumas. 27. detsembril võttis nendega ühendust Becky õde, kes oli temaga rääkinud. Ta ütles, et mõtleb Baton Rouge'ist lahkumisele, sest tema sõnul ei läinud asjad hästi ja ta vajas kedagi, kes talle järele tuleks. Kahjuks ei andnud Becky kunagi üksikasju selle kohta, miks asjad ei läinud hästi, kuid sõnum edastati tema parimale sõbrale ja eeldati, et tema tuleb talle järele, kuid nii ei läinud. Politseiga võeti ühendust, kuid šokeerivalt öeldi perele, et ta on tõenäoliselt kusagil lõbutsemas. Neid isegi heidutati teate esitamisest kadunud inimese kohta, mis on äärmiselt kummaline. Järgmisel aastal jaanuaris teatas Becky kortermaja haldur tema perele, et üür on tasumata ja ta pole kodus. Talle öeldi, et ta läheks korterisse sisse, mida ta vastumeelselt ka tegi ja see, mida ta sealt leidis, jättis ta segadusse. Kohvimasin oli sisse lülitatud ja köödi tasapinnal seisis 2 tassi kohvi. Van oli vett täis ja Becky asjad olid kokku pakitud, kuid teda polnud kusagil näha. Kuna üür jäi maksmata, visati kõik tema asjad tänavale, nii et üks pereliige sõitis Baton Rouge'i, et kokku korjata. Politsei kutsuti kohale, kuid nad ei ilmutanud taas erilist huvi, sest nad ei jõudnudki korterisse. See tähendas, et võimalikud olulised tõendid, näiteks sõrmejäljed, jäid kogumata ning hiljem väitsid nad, et kadunud isiku juhtum registreeriti alles 20. jaanuaril, kuigi perekond üritas teda korduvalt kaduluks anda juba 27. detsembril. Hiljem tuli välja, et Becky kandis enne kadumist endaga kaasas Manila ümbrikut ning ta ütles oma emale, et kui temaga peaks midagi juhtuma, leiab perekond selle ümbriku tema voodi põhja külge teibituna. Pärast tema kadumist kontrollisid nad voodi ja madratsi alt, kuid ümbrik oli kadunud ning keegi ei tea, mis seal sees oli. Aga Becky ei tulnud kunagi tagasi ning tema tütart kasvatasid sellest ajast peale vanavanemad. Ta loodab endiselt, et ühel päeval saavad nad teada, mis temaga juhtus ja politsei on öelnud, et juhtum on endiselt uurimisel, kuid see on selgelt soiku jäänud, kuna rohkem vihjeid pole leitud. Beckil olid pruunid juuksed ja rohelised silmad. Ta oli tol ajal 5 jalga ja 1 tolli pikk ning kaalus 105 naela. Kõik, kes saavad aidata tema juhtumisse selgust tuua, peaksid võtma ühendust Baton Rouge'i politseiosakonnaga numbril 225 389 2000. 3. juhtum. Robert Terrence McLaughlin, räppar, keda tuntakse ka nime all Royal Francis, on kadunud isiku uurimise subjekt, mis algas 2017 aasta septembris ja pole siiani lahendatud. Sel ajal oli temast saanud tuntud räppar Jacksonville'is, Floridas ning teda kiideti sageli tema kaasahaaravate laulusõnade ja energiliste live-esinemiste eest. Kuigi tema elu näis olevat õigel teel, polnud sinna jõudmine lihtne, nagu näitas ka üks juhtum, mis leidis aset 2014 aastal. Sel aastal sattus Robert autoõnnetusse, mis muutis tema elu jäädavalt. Ta sai raske ajutrauma, kuid tänu korralikule arstiabile ja lähedaste toetusele suutis ta lõpuks oma muusikukarjääri juurde naasta. Talle sines mõningane mälukaotus, kuid ta paranes märkimisväärselt. 2017 aasta 24. septembril läksid asjad aga halvemaks. Tema ema teatas, et ta külastas teda sel päeval ja nad vaatasid tema majas Jacksonville Jaguarsi mängu. Hiljem lahkus ta sel õhtul, öeldes, et kohtub mõne sõbraga, et korvpalli mängida. Enne sinna minekut on teada, et ta läks esmalt tagasi oma korterisse, mis asus Capper Landingi kompleksis, kuna mitu tunnistajat nägid teda seal umbes kell 10 õhtul.
See oli viimane kord, kui Katie Robertiga ühendust sai. Kui teda järgmisel päeval ei leitud, võttis tema perekond ühendust politseiga ja alustati uurimist. Samal ajal hakkasid tema sõbrad ja perekond otsima piirkondi, kus Robert tavaliselt aega veetis, kuid keegi polnud teda näinud. Järgnenud nädalatel muutus tema ema Angela üha enam pettunuks juhtumi edenemise üle. Ta ütles meediale, et ei saanud uurijatelt kunagi ühtegi uuendust ning tal polnud tavaliselt aimugi, mida tema poja leidmiseks tehakse. Kui politsei sõitis Roberti korterisse, leidsid nad tema auto tavapärasest kohast pargituna ning korterist leidsid nad mitu tema isiklikku eset, sealhulgas rahakoti, isikutunnistuse ja riided. Tema telefoni ja korteri võtmeid aga ei leitud ning arvatakse, et need olid tal kaasas, kui ta kaduma läks. Tema sõbrad ja perekond ütlesid, et nad ei usu, et ta kadus omal soovil, kuna tal olid Gruusias esinemised ees ootamas. Üks Roberti naabritest andis siis lisateavet. Nad ütlesid, et nägid, kuidas must Dodge Charger saabus kompleksi juurde ja siis nägid nad, kuidas Robert autosse istus, kuid nad ei saanud juhti korralikult näha. Veelgi rohkem muret tekitas see, et Robert sattus esmalt vaidlusse kellegagi, kes istus autos, kui ta ise veel kompleksi trepil seisis, kuid lõpuks naist rahulevat enne autosse istumist, nagu tal kästi. Samal ajal arvas politsei, et Robert oli lihtsalt kolinud uude piirkonda ja tema perele öeldi, et ta on üle 18 aasta vana, seega võib ta teha, mida soovib. Kuid politsei kinnitab, et juhtum on endiselt avatud ja kõik uued vihjed, mis saadakse, võetakse uurimise alla. Robertit kirjeldatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 10 tolli ning kaal jääb vahemikku 150 kuni 210 naela. Viimati nähti teda kandmas musti lühikesi pükse ja musta T-särki. Tal on tätoveeringud mõlemal käsivarrel, kuldhammas ning habe ja rastapatsid, kui ta kaduluks jäi. Kõik, kes saavad selle juhtumi lahendamisele kaasa aidata, peaksid võtma ühendust Jacksonville'i politseiosakonnaga numbril 904 630 2627. Number 2. Paljud inimesed arvavad, et Jamie Jo Tate'i 33-aastase naise, kes on pärit Indianapolisest, Indianast, kadumisega võib olla seotud kuritegu. Temast pole midagi kuulda ega nähtud alates 2020 aasta juulist. Juhtum sai alguse selle kuu 31 kuupäeval, kui Jamie läks oma endise poissõbra Robert Sorrell Juniori majja South Warman Avenue 500 kvartalis. Paar oli olnud koos mõnda aega, kui Jamie otsustas suhte lõpetada, kui Sorrell muutus tema vastu vägivaldseks. Pärast seda, kui ta temast lahku läks, ei suutnud Sorrell näiliselt leppida suhte lõpuga ning hakkas Jamie'd järjekindlalt jälitama ja ahistama. Pole täpselt kindlaks tehtud, mis juhtus, kuid tunnistajad ütlesid politseile, et nad kuulsid järgmisel hommikul umbes kell 5:00 väljas kisa. Kui nad asja uurima läksid, nägid nad, kuidas Jamie ja Sorrell tema maja ees ägedalt vaidlesid. Sealt edasi läks türi ainult hullemaks ja lõpuks haaras Sorrell Jamie'st kinni ning tiris ta tagasi oma majja. Pole üllatav, et temast sai Jamie juhtumi peamine kahtlusalune, kuna see oli viimane kord, kui teda nähti. Kui ta ei tulnud plaanipäraselt koju, hakkas tema perekond muretsema ja nad andsid temast kadununa teada Indianapolise suurlinna politseosakonnale 5. augustil. Päevi oli möödunud sellest, kui teda viimati nähti, mis pani uurijad ebasoodsasse olukorda. Tema sõbrad ja perekond küsitleti kõik üle, kuid kellelgi polnud aimugi, kus Jamie võiks olla. Mitmed inimesed nimetati huvipakkuvateks isikuteks, kuid ilma ühegi vihjeta näis juhtum toppavat. Välja anti ja täideti läbiotsimismäärusi, kuid tulemusteta ning lõpuks pöördus politsei avalikkuse poole, paludes kõigil, kellel on lisainfot, ühendust võtta. Küll aga avaldasid nad, et olid saanud mõned vihjed, mis panid neid uskuma, et Jamie'ga juhtus midagi halba. Sorrelli naaber innis siis teada ja teatas, mida ta tol ööl nägi ning veel mitut naabrit küsitleti, et saada lisateavet tulise vaidluse kohta, kuid keegi ei suutnud rohkem vihjeid anda. Samuti tuli ilmsiks, et kui ta 31. juuli pärastlõunal umbes kell 3:30 West Washingtoni tänaval kõndis, üritas keegi sinises autos talle otsa sõita, kuid ta suutis viimasel hetkel eest ära hüpata. Pole kunagi kinnitatud, kas sellel oli mingit seost tema kadumisega, kuid kuna tema juhtumis kahtlustatakse tugevalt kuritegu, pole seda võimalust välistatud. Järgnenud kuudel tegid mõned tema sõbrad internetis kommentaare, mis tekitasid uurijates veelgi rohkem muret. Nad väitsid, et Jamie võis olla tunnistajaks kuriteole, milles oli seotud mees nimega Blake Burnau, kes leiti surnuna. Nad spekuleerisid, et kuna ta oli kuriteole tunnistajaks, võis ta saada sihtmärgiks inimestele, kes Burnau tapsid ning et just nemad olid tema kadumise eest vastutavad.
On spekuleeritud, et ta tegi selles juhtumis politseiga koostööd ja et kurjategijad vaigistasid ta. See kõik jääb siiski spekulatsiooniks ning Jamie saatus on endiselt lahendamata mõistatus. Teda kirjeldatakse kui pruuni juustega ja siniste silmadega naist, kelle pikkus on 168 centimeetri ja kaal 64 kilogramm. Kõigil, kellel on selle juhtumi kohta lisainfot, palutakse võtta ühendust Indianapolis Metropolitan Police Departmentiga numbril 317 327 6160. Jamie juhtumi number on MP7 3687. Number 1. 38-aastase Michael Stroni sõprade ja pere sõnul oli ta vahetult enne kadumist 1992 aasta juunis leinas ja raskustes. Teati, et tal oli vanematega väga lähedane suhe, kuid mõned kuud varem oli tema ema lahkunud. See mõjutas teda mõistetavalt väga sügavalt ning on arvatud, et see võis olla seotud tema kadumisega. Michael elas koos oma vanematega Newcastle upon Tynes, kus ta töötas tõstukijuhina. Kuid 1990 aastal koondati ta. See jättis ta rahaliselt keerulisse olukorda ning ta hakkas tegema kõike, mida suutis, et ots otsaga kokku tulla. Mõnikord töötas ta öösiti baarides ja ööklubides turvamehena, teinekord aga mehaanikuna. Tema sõbrad ütlesid politseile, et ta oli väga seltskondlik ja meeldiv inimene, keda võis sageli kohata mõnes piirkonna pubis, kuna tal polnud täiskohaga tööd. Ta oli piirkonnas väga tuntud, kuid oma muretuse loovuse tõttu kasutati teda sageli ära. Nädalal enne tema kadumist näisid asjad Mihkli jaoks paremaks minevat. Ta ütles ühele oma sõbrale, et tal on käsil üks äri, mis tooks talle palju raha. Ta lisas, et kavatseb osta Mercedes-Benzi, kuid tema sõbrad ei võtnud teda eriti tõsiselt, sest Mihkel oli tuntud selle poolest, et ta vahel liialdas. Tunnistajad väitsid, et viimati nägid nad Mihklit selle aasta 19. juunil Percy Armsi pubis. Vahetult enne lahkumist rääkis ta pubi omaniku Peter Owensiga umbes kell 20:40. Ta teatas, et Mihkel ütles talle, et ootab oma sõitu ja lisas, et tema ning autojuht kavatsesid sõita Durhamisse, et tuua ära telk. Üks tema sõpradest, kes tol ajal oli haige, teatas, et Mihkel oli teda külastanud ja tal oli kaasas 1000 naelu sularahas. Ta ütles, et oli teel kohtuma mehega nimega Don, kuid ei avaldanud rohkem üksikasju. Pärast seda, kui ta ei naasnud koju, kuulutati ta kadunuks ja tema auto leiti umbes 100 jardi kauguselt pubist, kus teda viimati nähti. Tema müts leiti auto seest, kuid sõiduk ei andnud rohkem vihjeid. Keegi ütles politseile, et Michaelit rünnati umbes 2 nädalat enne tema kadumist, kuid rünnaku olemus ja ründaja nimi on endiselt teadmata. 2013 aastal arreteeriti 2 meest Newcastle'i Tynedale'ist, kuna neid peeti vastutavateks, kuid lõpuks vabastati nad kautsjoni vastu. Teda kirjendatakse 6 jala ja 3 tolli pikkusena ning kaaluks 146 kilogrammi. Sema kadumise kohta pole palju lisainfot, kuid arvatakse, et tal oli kadumise ajal täis habe ja vuntsid. Kõik, kes saavad politseid aidata Mihkli juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust Northumbria politseiga, helistades hädaabinumbril 101. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.